Meie lainepoi, mis siis oli paigaldatud Hiiumaast lääne poole avamerre Eesti majandusvööndisse, siis hakkas 26. aprilli pealelõunal ebakorrapäraselt liikuma ja me järeldame nende GPS-analüüsist, et see viidi Kaliningradi oblastisse. Millega see teie lainepoi üldse tegeles? Tegemist on siis lainemõõtjaga, mis mõõdab keskkonnaparameetrid, ehk siis laine kõrgust, laine suunda, laineperioodi ehk puhtalt keskkonnaparameetrid, et midagi muud nii-öelda ei mõõda. Aga intsidente nendega varemalt mingeid? Varem on intsidendid olnud sellised, et nad on kas looduslike mõjude tõttu, tormi tõttu või mõni traal sõidab otsa, et sellisel juhul on kaduma läinud või lahti pääsend, aga antud juhul muudab asja huvitavaks see, et tõesti me nägime, kuhu ta liikus ja see ei olnud looduslike jõudude mõjul ja ta liikus siis Venemaa Kaliningradi oblasti suunas. Mis te arvate, kas see on pahatahtlikkus? Seda ma ei oska nüüd öelda, et mõlemal juhul nii-öelda on ta huvitav, et kas see on pahatahtlik või kogemata, et seda ma ei oska nüüd nii täpselt öelda. Ja näete, et täpselt selline see Tallinna Tehnikaülikooli lainepoi ongi ametliku nimega lainepoiss ja tõsi, ega midagi keerulist ja rasket selle varastamise juures ei saa olla. Minagi, näete, täitsa vaevata suutsin ta sülle võtta, umbes kilokene kaalub. See, mis ära varastati, oli lainepoiss 17, et see on lihtsalt seeria tootmine kõik. Valgustus on olemas, plingib, otsa sõita ei tohiks, värv on ka selline, kontaktid on olemas, kui keegi leiab mis iganes põhjusel. Aga teil on helistatud sellele numbrile? Ei ole. Tere, siin Kaliningrad, ei ole. Ei ole nii helistatud. Ma arvan, et see suhtlemine vist ei ole väga mõistlik, see läheb vist selles ooperisse, et miks küüditajad politseisse ei helista. Kas pidevates intsidentides Venemaaga saab näha enese kehtestamist või piiride kompamist või hoopis meie ja liitlaste närvide testimist? Küsime, mis siis võiks ikkagi olla erinevate intsidentide taga laiemalt peidus? Eks venelased üritavad kehtestada ennast Läänemerel ja neile väga ei meeldi see sotsiaalmeedias ja meedias leviv narratiiv, et Läänemeri on NATO sisejärv. Ja nüüd nad üritavad ennast kõigi vahenditega kehtestada. Ja teine asi on muidugi see, et Eesti, Läti, Leedu, Soome, Taani ja Rootsi on astunud, Poola samamoodi, on astunud ikkagi samme, et seda varilaevastikku ohjeldada ja see ei meeldi Kremlile ja Venemaa kindralstaabile mitte üks raas. Eks ta on pigem enda kehtestamine praeguses olukorras nende vaates, ma arvan, ja siis võib-olla natukene seal soovitakse ka Eestit rohkem paika panna, aga ma siiski mäletan väga selgelt neid aegu, kus neid piiririkkumisi oli palju rohkem kui praegu, nii et ma selles pikemas tagasivaates ei hindaks praegust olukorda muud moodi pingeliseks kui sõja tõttu Ukrainas, et see teeb selle keskkonna ebameeldivaks ja neid uudiseid kiputakse sellesse konteksti panema. Ma ütleks niimoodi, et Venemaa kahtlemata üritab hoida Euroopat teatavas pinges, aga ma olen täiesti kindel, et Venemaa eesmärk ei ole mingisuguse relvastatud konflikti või algatamine Euroopaga või Euroopa suunal, see hetkel käib neile selgelt üle jõu. Kindlasti Venemaaga suhelda ei ole lihtne ja Venemaa kindlasti on teatud määral pingetest huvitatud, siis sõja õhutamisena ma seda või sõja suunas liikumisena ma seda kohe kindlasti ei näe ja selle ma välistaksin.